Head kuulajad ja vaatajad. Tänases kommentaaris tahan peatuda väga tõsisel teemal, mis eeldab infokildude kokkupanemist ja sedasi selginevate mustrite märkamist. Küsimuseks on see, millist agendat meile esitatavate narratiivide kattevarjus välja mängitakse, ilma et me sellest arugi saaksime. Seonduvalt ka see, millest jäetakse meile rääkimata või millest räägitakse vaid vihjamisi. Meile esitatava narratiivi kohaselt valmistub Lääs ja selle osana Euroopa kaitsma end Venemaa poolt kavandatavate rünnakute eest. Kogu narratiiv toodab vaid seda raamistikku. Aga ehk peaksime ette antud raamist väljapoole vaadates küsima, kas tõde ei või olla vastupidine ja seisneda selles, et enesekaitse narratiiv varjab tegelikku valmistumist laiemaks Venemaa vastaseks sõjategevuseks. Kui oleme kord juba näinud, kuidas Iraak pommitati maatasa toetudes valelikele süüdistustele nagu valmistunuks massihävitusrelvade kasutamiseks, siis miks ei või olla, et sarnast baasvalet mängitakse välja ka Venemaa suunalises agendas? Jah, need küsimused on väga tundlikud, aga et kaalul on äärmiselt palju, ei või jätta neid tõstatamata. Oma eelmise kommentaari lõpetasin osutusega Poola peaministri Donald Tuski mõtisklusele, et kuigi pikaajaline sõda on mõjunud Ukraina rahvastikule ja majandusele hävitavalt, on Kiiev siiski valmis võitlema veel 2 või 3 aastat. Tusk möönis, et kuigi Ukraina iseseisvus tõenäoliselt säilib, saame näha veel palju ohvreid. Ühtlasi küsis Tusk mõnevõrra krüptiliselt, kas kokkuvõttes tähendab see meie võitu, ja vastas ise, et sugugi mitte. Sest tema hinnangul on venelastel Lääne ja eriti Euroopa ees üks suur eelis. Nimelt see, et nad on valmis võitlema. Mida peaksime aga sellest arvama? Mõelgem selle peale. Mis see ikkagi on, milleks tuntud sõjapistrik meid ette valmistab? Mis meid siis 2, 3 või 5 aasta pärast reaalselt ootab? Seejuures on määratlus 2-5 aastat kõlanud tänavu palju kordi nii lääne luurejuhtide, kõrgemate sõjaväelaste kui ka tipp-poliitikute suust. Sellisest retoorikast moodustuv muster paneb seejuures küsima, kas asjaosalised teavad kavandatavast oluliselt rohkem kui meie, lihtsurelikud. Näiteid niisugusest retoorikast on seejuures õige rohkelt, aga toome siinkohal esile vaid mõned valitud pealkirjad. Pangem seejuures hästi tähele, et läbiva joonena on väited Venemaa plaanist läänele kallale tungida alati faktiliselt põhistamata. Ehk inimeste hoiakuid suunates appelleeritakse usaldusele valgustatute vastu, mitte kunagi aga tõenditele. Kui aga Tusk küsib, kas sõjategevuse lõppemine Ukrainas tähendaks ka meie võitu ja vastab sellele ise eitavalt, siis võib sellest välja lugeda, et kahjuks ei tähenda Ukraina iseseisvuse säilitamine veel Venemaa purustamist. See ei pruugi aga olla kaugeltki rahuldav lahendus. Ei ole sugugi võimatu, et Ukraina sõda peetakse küll äärmiselt oluliseks, kuid siiski vaid strateegilise suuroperatsiooni üheks faasiks, osaks oluliselt suuremast tervikust. Teisisõnu, see sõda võib olla oluline pigem vahendi kui eesmärgina. Küsimuseks jääb, mis on see suurem tervik, kaugem eesmärk? Ja kas ei osuta Tuski ja teiste väljaütlemised võimalusele, et impeeriumile on plaanis surmahoop anda pärast selle piisavat väljakurnamist Ukraina sõjas? Augustis peetud kõnes väljendas Soome president Alexander Stubb lootust, et USA president Donald Trump kaotab lõpuks Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes kannatuse. Stubbi arvates ei ole Venemaa enam võimeline sõjamasinat hirmus kaua käigus hoidma. Aga kuna me ei saa kindlaks teha, kui kaua seda veel teha suudetakse, siis tuleb Venemaa sõjamasinat järjepidevalt rünnata ja nõrgestada. Tähelepanuväärselt on seni lääne ja selle osana ka Eesti meedias naeruvääristatud venelaste hirmu, et NATO valmistub mõne aasta pärast ründama pikast sõjast räsitud Venemaad. Ei väsita kinnitamast, et Vene propaganda kasutab strateegiana peegeldusefekti, kus ründaja süüdistab oma ohvreid just neis tegudes, mida ta ise plaanib või ehk juba teostabki. Et just sellisel viisil loob Kreml talle soodsat narratiivi proaktiivseks enesekaitseks ja agressiooni õigustamiseks. Veidi kummaline, sest see kõlab ju just nagu lühikokkuvõte meie enda viimase 4 aasta meediavaadetest. Mitte vaid mõtteliselt, vaid reaalselt oleme ju sõjas ja juba üsna pea käivitub ka sõja kuum faas. Kuna Venemaa ei peatu, siis on küsimus selles, kes suudab üllatada, ennetada, lüüa esimesena.
ja lüüa veenvalt. Mäletatavasti põhjendati ka kevadel langetatud Euroliidu otsus suurendada hüppeliselt kaitsekulutusi just vajadusega olla aastaks 2030 valmis sõjaks Venemaaga. Narratiivi sõja möödapääsmatusest kinnitatakse seejuures samm-sammu haaval igapäevaselt ja süstemaatiliselt, kuid aina selgemate osundustega. Järjepidevalt teatud kindlaid perspektiive visandades suunatakse meie teadvust aktsepteerima neid loomulike ja omadena. Näiteks kevadel Lennart Meri konverentsil peetud kõnes kinnitas president Alar Karis, et Venemaa agressioon ei ole suunatud ainult naabrite vastu, see on suunatud kogu Euroopa ja kogu NATO vastu, teistsuguse eluviisi vastu, meie eluviisi vastu. Ja sõjas Venemaaga poleks Euroopas ühtegi turvalist paika, sest iga Euroopa riik olevat Venemaa naaber. Prantsuse relvajõudude staabiülem kindral Fabien Mandon hoiatas hiljuti Rahvusassamblee kaitsekomisjonile peetud kõnes, et Venemaal võib tekkida kiusatus Euroopas sõda jätkata ja järgmise 3–4 aasta vaates peab armee olema valmis suureks operatiivseks šokiks. Kindral Mandon sõnul võib see olla omamoodi proovikivi, aga võib-olla ka midagi jõhkramat. Väljavaadet, et Venemaa püüab sõda Euroopas laiendada, nimetas ta Prantsusmaa praeguste sõjaliste ettevalmistuste määravaks elemendiks. Meedia leidis sellest analüüsist koheselt kooskõlas Saksa luureteenistuste hiljutiste hinnangutega, mis viitasid, et Venemaa võib valmistuda otseseks sõjaliseks konfliktiks NATOga juba 2029. aastal. Alles mõne nädala eest hoiatas Saksa välisluure juht, et Venemaa kujutab endast otsest ohtu ning praegune jäine rahu Euroopa Liiduga võib iga hetk lahvatada kuumaks vastasseisuks. Venemaa olevat otsustanud oma mõjusfääri Euroopas veelgi lääne poole laiendada ja Saksamaa olevat tema sihtmärk number 1. Mandon veenis Prantsusmaa parlamendi liikmeid, et eurooplastel on Venemaa ees majanduslik, demograafiline ja tööstuslik eelis, kuid rõhutas, et sõjalise eelarve suurendamine on ohtude tõrjumiseks fundamentaalse tähtsusega. Prantsusmaa vastne relvajõudude minister Catherine Vautrin teataski plaanis suurendada riigi kaitse-eelarvet 2026. aastaks umbes 66,19 miljardi dollarini, mis tõstaks kaitsekulutuste osakaalu 2,2%-ni SKT-st. Eelmisel nädalal kordas ka Ukraina president Vladimir Zelenski, et tema riik vajab Venemaa vastase võitluse jätkamiseks Euroopa rahalist toetust veel 2–3 aastaks. Euroopa liidrid peavad Zelenski sõnul näitama, et suudavad pakkuda veel mõnda aega Ukrainale stabiilset rahalist toetust. Ja ilma igasuguse keerutamiseta viitas Zelenski Euroopa Komisjoni küpsevale skeemile külmutatud Venemaa suveräänsete varade hõivamiseks. Stockholmi Põhjamaade nõukogu istungile kogunenud Põhjala liidrid üheskoos komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga tõttasidki kinnitama, et Ukraina niinimetatud reparatsioonilaenule ehk Venemaa varade hõivamisele ei ole alternatiivi. Zelenski ütles üsna otse, et programmi taustaks on eesmärk jätkata sõda veel 2–3 aastat. Siit jõuame ka uuesti küsimuse juurde, et mis saab pärast seda? Ehk mis hakkab toimuma pärast 2–3 aasta möödumist? Kui palju on 3 aasta pärast nihkunud rindejoon lääne poole? Kui palju on tapetud inimesi? Kui palju on pagenuid? Missuguses seisus on Ukraina elutähtis infrastruktuur ja majandus? Neid küsimusi esitades ja neile vastuseid otsides saab selgeks, et need küsimused ei ole niinimetatud liidrite jaoks kuigi olulised ega pole seda kunagi olnudki. Kui sõja pikendamise nimel ollakse nõus 3 aasta pärast ikkagi Ukrainat jupitama, on arusaadav, miks blokeeriti rahukõnelused nii 2022. aastal kui ka tänavu. Kui eesmärgiks on Venemaa struktuurne hõõveldamine, selle väljakurnamine ja nõrgestamine, on Ukraina ohvrid lihtsalt peenraha. Kas võib olla, et ajalugu teatud mõttes kordub ning taas ehitab globaalse haardiga kartell Saksamaast Venemaad sihtivat taraani? Igal juhul on Berliin andnud teada eesmärgist muuta Saksamaa sõjavägi taas Euroopa tugevaimaks armeeks. Venemaa vääramatut rünnakut oleks soovitav ennetada, sest teame ju kõik, et Saksamaa on tema sihtmärk number 1. Kaitseminister Boris Pistorius ongi juba lubanud, et aastaks 2029 ja see, nagu öeldud, on paljude sõjaanalüütikute hinnangul NATO ja Venemaa vahelise suure sõja algusajaks, on Saksamaa sõjaks valmis. Hetkel ongi käimas kampaania kasvatamaks Bundeswehri isiku koosseis 5 aastaga 400 000 pealiseks. Selleks tuleb juurde värvata koguni 220–260 000 sõdurit. Probleemiks on aga see, et enamus Saksa noori ei taha sellest midagi kuulda.
Sellal, kui Bundestagis käivad arutelud kohustusliku ajateenistuse taastamise üle, on temperatuur tänavatel tõusmas. Parlamendihoone ees toimuvad sõjavastased protestid. Avalik arvamus on seejuures lõhestunud. 54% sakslastest toetab kohustuslikku ajateenistust, aga ülekaalukas enamik noortest ehk nendest, kelle elude üle otsustatakse, on sellele otsustavalt vastu. Plaanid on siiski tõsised. Eelmisel nädalal lekkinud Saksamaa valitsuse sisedokumentidest nähtub detailne kava rahastada täiendava 377 miljardi euro väärtuses võimekuste loomist maa, õhu, mere, kosmose ja kübervaldkonnas. Mõned relvaostudest sisalduvad juba Bundeswehri 2026. aasta eelarves, kuid paljud programmid on pikemaajalised ja selgema ajakavata. Poliitiliselt on algatus ajastatud kooskõlaliselt kantsler Friedrich Merzi juhitud üleminekuga uuele rahastamismudelile. Kuna Olaf Scholzi ametiajal loodud 100 miljardi euro suurune erifond on tänaseks ilma märkimisväärsete tulemusteta peaaegu ammendunud, on Berliin asunud alates kevadest kaitsesektorit põhiseaduslikust võlapidurist lahti haakima. Tuvastatavates hangetes domineerivad ootuspärased Saksa ettevõtted, olles seotud erinevate projektidega kogu väärtuses umbes 182 miljardit eurot. Vaieldamatult suurim võitja on seejuures Rheinmetall. Lekkinud dokumendid näitavad, et peaaegu kõik Saksamaa strateegilised, tuumarelvaga seotud ning pikamaa ehk löögi- ja seirevõimed sõltuvad siiski ja jäävad ka tulevikus sõltuma USA relvadest, hooldusest ja tarkvara kättesaadavusest. Ehk siis rahalises mõttes domineerivad küll kodumaised ettevõtted, poliitiliselt määratlevad aga Saksamaa kõige tundlikumad sõjalised võimekused ikkagi suhteliselt vähesed välismaised ehk USA süsteemid. Pole mingi uudis, et viisil või teisel voolavad pea kõik Euroopa kaitsesektori rahajõed, suuremad ja väiksemad, praegusel ajal USA-sse. Iseloomuliku näitena võib tuua Soome, mille valitsus otsustas võtta 100 miljonit eurot lisalaenu, et osta Ukrainale NATO koordineeritava toetuspakti PURL raames USA relvi. Peaminister Petteri Orpo möönis, et ebakindlas majandusseisus oli laenukoormuse suurendamine raske otsus, aga Ukraina olukord on praegu kriitiline ja Soome ei saa formaadist välja jääda. Eriti, kui teised Põhjala riigid ja isegi vähemad Baltimaad on sellega juba liitunud. No muidugi mitte. Leidis ju tilluke Eestigi lisaks kõigile muudele Ukraina toetusridadele sellessegi algatusse panustamiseks kiirkorras tühised 10 miljonit eurot lisaraha. Sest nagu ütles välisminister Margus Tsahkna, kasutab Eesti Ukraina täiendavaks abistamiseks kõiki võimalusi. Ja on veel topeltkasulik, kui saame seda teha läbi USA sõjatööstuse toetamise. Erinevalt soomlastest saime vast teha selle ilusa žesti ilma laenukoormust kasvatamata, sest nagu Riigikontroll hiljuti tuvastas, on Kaitseministeeriumil üle kogu maailma erinevatele kontodele pargitud kümneid ja kümneid miljoneid. Kordki on soomlastel meil midagi õppida, eks ole? Siiski on asi naljast kaugel. Hiljuti ütles välimarssal Lord Richards Briti meediale antud intervjuus, et lääneliitlased on andnud Ukrainale vale lootust ja Venemaad ei saa võita, kui NATO väed selle võitlusega ei liitu. Richards, kes juhtis NATO vägesid Afganistanis, sedastas, et on kaks võimalust. Lääs kas sekkub Ukraina poolel aktiivselt vahetusse sõjategevusse või peab Kiiev alustama Moskvaga rahuläbirääkimisi. Üksi võideldes ei olevat Ukrainal edu lootust isegi juhul, kui tema käsutusse antaks lääne parim sõjalistehniline ressurss. Richardsi arvates ei liituta Ukrainaga otseselt sõjaväljal, sest Ukraina pole brittide jaoks eksistentsiaalne küsimus. Küll aga tuleb tunnistada, et ta on seda venelaste jaoks. Richards ei varja, et Venemaaga ollakse hübriidsõjas, kuid Ühendkuningriigi elutähtsates riiklikes huvides on nii-öelda tulistamissõda kindlasti vältida. Tuleb märkida, et Lord Richards juhtis brigaadikindralina sõjalisi sekkumisi Sierra Leones ja Ida-Timoris, aga hiljem vaidles vastu Suurbritannia osalemisele USA juhitud Iraagi vastases agressioonis. Samuti toetas ta endist USA staabiülemate ühendkomitee esimeest kindral Mark Millett, kui see tegi 2022. aasta sügisel ettepaneku, et Ukraina peaks pärast edukat vastupealetungi pidama Venemaaga rahuläbirääkimisi. Praegugi on Richardsi pessimistlik hinnang nähtavas vastuolus nii peaminister Keith Starmeri positsiooniga kui ka president Trumpi poolt hiljuti Moskva suunal tehtud avaldustega. Mis ei tähenda tingimata seda, et NATOs domineeriv nii-öelda anglosaksi tiib ei sooviks kasutada Venemaa vastu Põhja-, Kesk- ja võib-olla ka mõnedel Lääne-Euroopa riikide ressurssi, jäädes ise, nagu ikka, soodsalt tagaistmele.
ajad on igatahes enam kui ärevad, sest britid kaaluvad kriitilisena käsitletavale Vene ohule vastamiseks oma tuumavõimekuse jagamist Saksamaaga. Ideed toetavad seejuures mitmed kõrgemad sõjaväelased, aga ka endine NATO peasekretär Lord Robertson. Robertson, kes oli Tony Blairi valitsuses Suurbritannia kaitseminister ja juhtis NATO-t Iraagi sõja ajal, on algatust juba tervitanud. See olevat õige ja ammu oodatud. Kuigi oleme pikka aega pidanud kuulma jutte sellest, kuidas Putin ähvardab kogu maailma tuumarelvaga, on nüüd täheldatav pigem vastupidine. Näiteks arvab tuntud süvariiklane, Stockholmi Ida-Euroopa uuringute keskuse ja Rootsi rahvusvaheliste suhete instituudiga seotud Andreas Umland, et Venemaa algatatud rahvusvahelise korra lõhkumine tähendabki, et jõud annab õiguse. Isegi kui seda ei öelda avalikult välja, mõistavad sõjaliselt nõrgemad riigid, et parima garantii ellujäämiseks pakub massihävitusrelv. Enam ei saa loota ÜRO Julgeolekunõukogule, USA-le ega rahvusvahelisele õigusele. Kuna poliitiliste, diplomaatiliste ega ka tavapäraste sõjaliste vahenditega ei ole enam võimalik julgeoleku dilemmale jätkusuutlikku lahendust leida, võiks mõelda massihävitusrelvade hankimisele. Ehk siis lühidalt ja konkreetselt. Potentsiaalseid vaenlasi heidutab ja riikide iseseisvuse tagab vaid korralik aatompomm. Kahtlemata asetub sellesse mustrisse ka juunis avalikkusele vahendatud teade, et Eestigi on edaspidi valmis võõrustama ka tuumarelvi kandvaid liitlaste lennukeid. Suundumused on niisiis enam kui sünged, aga seda suurem on meil lasuv kohustus hoida oma meeled teravad, vaim virge ja öelda selgelt välja, et me ei nõustu meid ja meie lapsi suurde sõtta tüüriva programmi väljamängimisega. Kõik algab selle elementaarse positsiooni avalikust isiklikust väljaütlemisest paljude inimeste, meist igaühe poolt. Mina teen seda siin formaadis, lootes väga, et teised teevad ühel või teisel moel sama. Paljuski just see ongi põhjus, miks ma üleüldse neid kommentaare teen. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!